Riigikogu liige Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Ainult 4 minutit. Aitäh! Lugupeetud kolleegid, olen esitanud ühistranspordiseaduse muutmise seaduseelnõu selleks, et viia seadusega ja põhiseadusega kooskõlla ka ühistranspordiseadus, alalõik taksondus. Kõigepealt on asjaolu see, et taksojuht aegadest aegadesse on olnud vägagi soliidne inimene. Siinsamas Eestis on valge särgiga sõitnud, kandnud lipsu, on kõrgemate juhtimisoskustega. Ehk siis miks ta on teenindaja, kes vastutab inimeste elude eest. Ja näiteks välismaalt võrdluseks tuua, muidugi tunneb ka linna, ja välismaalt võrdlus tuua, siis Inglismaal näiteks on taksojuhiks saamine väga keeruline. Sa pead tervet Londoni kõige väiksematki tänavat teadma, valdama keelt perfektselt ja nii edasi ja nii edasi. Aeg teeb aga oma töö ja on tulnud Eesti taksondusse teistsugused tuuled. Ehk tavataksode asemel on tulnud kuidas nad nimetavad seda, sellised taksod, mis tegelikult on nagu taksod, aga tegelikult taksod ei ole ka. Ja seal ei ole praktiliselt mitte mingisuguseid nõudeid sellist, mis kvalifitseerusid sellisele tasemele, mis annaks nende taksojuhtidele ja taksoteenusele usaldusväärsuse. Mitte kõigil, aga osadel kindlasti. Enne selle eelnõu esitamist ma suhtlesin paljude Forus taksojuhtidega ja nad tõid välja väga tõsiseid momente selles asjaolus, et kõigepealt mehed ei oska keelt, täielikult umbkeelsed, ei räägi vene, inglise, mingisugused ugri-mugri keelt, mida võib-olla räägitakse kuskil Bantu suguharus või kuskil mujal, aga selline inimene ei saa olla taksojuht. Teiseks oli probleem nende hinnanguga selles, et kui päris taksod peavad regulaarselt käima tehnilisel ülevaatusel, siis need masinad, mis kasutatakse näiteks Bolti osas, ei pea seda tegema, vaid nad käivad tavaautodega võrreldes sama tehnilisel ülevaatusel, ehk siis ebavõrdne kohtlemine. Muidugi ebavõrdne kohtlemine on ka selles, et kui päris taksodel nõutakse siin ka taksomeetrid ja printerid, siis infoühiskonna taksodel seda nõuet ei ole. Ja kuna siin on nagu ühes ärisektoris on erinevad nõuded, siis ma leian, et need on põhiseadusega vastuolu, sest siin peaks kõiki osapooli selles ärisektoris võtma ja käsitlema võrdsetel alustel. Mis on kõige suurem probleem, ongi just seesama keeleprobleem, sellepärast et teatavasti taksojuht on teenindaja, kes peab oskama eesti keelt B1 tasemel, olles selle tõenduseks läbinud ka vastava eksami. Praegusel hetkel on see nõue täielikult ära narritud. Kuskil lennujaama juures on võimalus, kus ükskõik milline suvaline tegelane kuskilt Kasahhist või Mongooliast tuleb siia ja teeb selle eksami nagu naksti ära. Sellepärast, et see asjaolu tuli nüüd välja ka komisjoni istungil, et on sellised inimesed, kes vahendavad seda eksami tegemisel küsimusi ja tõlgivad ja ei ole teada tegelikult seda, kas ta räägib sellele eksamineeritavale ette õiged vastused või ainult tõlgib juttu. Nii et selline business käib raha eest muidugi ja mida see toob kaasa ka teenuse saajale ehk inimesele. Küsimus on selles, et kui ma istun taksosse, ma eeldan seda, et juht on spetsialist
et mul on turvatunne, kindel tunne, aga selles osas pole absoluutset kindlust selles osas, kas kuigi tal, ütleme, esitab mingisugused load kuskilt välisriigist välja antud, kas nad on tõesti vastavad sellisele kategooriale, nagu see inimene ennast väidab. Teiseks, nad ei tunne linna. Olen ise olnud olukorras, kus ma palusin sõita kesklinnast TalTechi ja enne TalTechi keeras vend ära hoopis paremale, läks kuskilt Õismäe kaudu sõitis ringi. Minu küsimuse peale ütles, et tema sõidab kõige otsemat teed pidi. Nii et põhimõtteliselt ma ei hakka seadust ümber jutustama siin täpselt, aga sellest taksondusest tuleks kord majja lüüa. Ja tõusetus siis ka üles selles komisjoni istungil ka selline minu küsimuse peale, mis asi on siis see infoühiskonna teenuse vahendamise sisu ehk ühistranspordiseaduses seda väljendit ei ole. Küll aga siis mõne aja pärast selgus ikkagi, et see mõiste on olemas ja see mõiste on siis infoühiskonna teenuste seadus. Ja selle viitega on siis seda taksoteenust siis näiteks Bolti osas osutatud. Aga nüüd on küsimus selles, et minu hinnangul ei vasta need taksod tegelikult nendele nõuetele, sellepärast, et infoühiskonna teenuse paragrahv 2 sätestab ära, esimene punkt sätestab ära, et see teenus on, mis täielikult tehakse siis ülekantud, edastatud ja vastu võetud elektroonilise sidevahendite abil. Aga Boltis, näiteks taksos, on võimalik maksta ka sularahas. Tehakse vastav tärni peale, maksin sularahas, siis järelikult ei korreleeru selle mõistega, mida, ütleme, infoühiskonna seaduse paragrahv 2 punktis 1 välja tuuakse. Et siin on tõsised puudujäägid. Ja mis siis valitsus vastas selle peale? Valitsus ütles niimoodi, et eelnõu pole kooskõlas taksoturu arengu ja vajadustega ja kasutajate ootustega. Aga mitte keegi ei tea, mis on see ootus, mis on see vajadus, sest mingit dokumenti selle kohta pole. Tähendab, kuskilt laest võetud asi. Kas eelnõu on siis sellepärast kas siis sellepärast, et taksoturu areng ongi siis selline, et päris taksod välja süüa ja järgi jäävad ainult siis toome näitena Bolti taksod. See on juba isegi toimunud. Tallinki taksod on ju kadunud praegu liiklusest. Edasi tõstetud oli ka nende seisukoht see, et ma ei ole eelnõus loetlenud, milline dokument tõendab siis eesti keele oskust. Siin ei ole vaja midagi tõendada, sellepärast et keeleseaduse paragrahv 27 lõige 1 ütleb selgelt ära, et eesti keele tasemeeksami sooritanud isikule väljastab Haridus- ja Noorteamet eesti keele tasemetunnistuse. See on dokument, mis tõendab, et see taksojuht on B1 kategooria vääriline, mitte mingisugune kuskil punkris mingisuguse ebaselge eksamineerija poolt tehtud eksam. Ja siis oli muidugi tõusetus probleem, et kuidas teha kindlaks seda, kas siis see isik on läbinud siis, no ütleme, dokument on kadunud ja võib siis ükskõik kus õppehariduse, millega on omandanud siis, kes Eesti kooli on läbinud, siis seda ei ole vaja, see ei ole üldse probleem, sest et eesti keele oskust tõendama erisused on toodud ära jällegi keeleseadus paragrahv 26. Ja siin on kõik asjaolud olemas, nii et topelt seda tegemist pole vaja. Ja kolmandaks oli ka asjaolu, et ma tahtsin tõsta selle kontrollimehhanismi ka ühisteenuse seadusesse sisse, sellepärast et ainult Keeleamet saab kontrollida keeleseaduse täitmist. Aga milline on tema võimekus kontrollida näol? Seal ei ole väga palju neid kontrollijad ja ütleme praktiliselt nad ei oma mingit ülevaadet tegelikult, millised
autojuhid, sest taksojuhid nimetavad just neid Bolti mitte taksojuhtideks, vaid autojuhtideks, et nad ei ole võimelised kontrollima. Tõstes see nüüd ümber ühistranspordiseadusesse, avab see uksed nii mupole kui ka siis politseile, mis tooks nii-öelda rikkumiste korral täiendavat tulu nii riigikassasse või siis kohaliku omavalitsuse kassasse. Nii et mul on selline ettepanek toetada seda eelnõud ja lüüa Eesti taksonduses kord uuesti majja. Aitäh! Aitäh ja teil on ka küsimusi. Helle-Moonika Helme, palun! Ja aitäh, hea eesistuja, hea Kalle, et me arutame siin ühistranspordiseaduse muutmise seadust, et tagada siis võrdne kohtlemine ühistranspordiseaduse 8. peatükis nõuded taksoveal. Aga me teame ju tegelikult, kellest me räägime, kui me räägime selle eelnõu kontekstis inimestest, kes massiliselt sõidavad, aga ei osuta taksoteenust, vaid osutavad ametlikult sõidujagamisteenust, ehk et siis jagavad lihtsalt ruumi oma autos, kui sõidavad ise punktist A punkti B. Ja see ongi probleem, sest et tegelikult, nagu sa ütlesid, see on ühistranspordiseaduse mõttes kõlvatu konkurents ja täiesti kindel, et seda peab hakkama reguleerima. Ja lisaks sellele sa tõid välja ka keeleteema, sest taksojuht ametlikult selle seaduse kohaselt, kes sõidab päris taksoga, peab oskama eesti keelt, aga sõidujagaja justkui ei pea, vahet pole, kelle autos sa sõidad, eks ju. Et ma siiski küsin, et mismoodi sa, mis tunne sul on, et miks koalitsiooni poliitikud ja ametnikud sellele seaduse muutmise seadusele vastu on, et kelle huvides nad, mis sa arvad, tegelikult tegutsevad? Aitäh. No me teame täpselt, kes on tegelikult selle Bolti omanikud ja mismoodi see arendus käib. See on minu hinnang, mis ei pruugi vastata tõele, aga ma arvan, et nende poolt on tehtud väga hea lobitöö selles mõttes, et muud taksod, tavataksod nii-öelda siit linnaruumist ja ka Eestist välja süüa. Ja muidugi on inimestelt tulnud samas ka kaebusi, näiteks Rakveres taksojuhid kirjutasid, et inimene oli hädas, oli vaja sõita haiglasse, aga ühtegi Bolti taksot ei olnud, sest keegi ei viitsinud sellele tööd teha. Et õnneks ta sai siis nii-öelda siis päris takso, kes ta siis ära viis. Ja muidugi see, et ma nüüd olen konnasilmale astunud Bolti osas, siis see näitab ka seda, et kui ma selle eelnõu esitasin, siis tuli mul üks väga vihane sõimukiri väga robustsete väljenditega, mida ma siit puldist ei hakka kordama, kus öeldi niimoodi, et edaspidi sõidad kasti jalgrattaga, sõida parem sellega. Ja, et see on siis reageering nüüd nagu ütleme sellele, kui tahetakse seadust viia kooskõlla. Ehk siis lõppkokkuvõtteks, hea küsija, ma arvan seda, et siin toimub teatud määral nii-öelda seaduse kohaldamine ühe turuosalise suhtes selliselt, et ta saavutaks selles turuosas ainuvõimu. Aitäh. Mario Kadastik, palun. Aitäh. Tahtsin lihtsalt natuke tähelepanu juhtida, et siin on hästi palju valeinfot edastatud. Nimelt ma olles ise ka tegutsenud taksoturul, omanud ettevõtted, kes seda tegi, kasutades infoühiskonna teenust. Võin ma kinnitada, et taksoturul infoühiskonna teenuse kaudu ametlikult osutades on sul vaja endiselt sõitjate veo luba, ehk sul on vaja sellel juhil seda luba, ja teiseks sõidukil peab olema sõidukikaart. Sõidukikaardi puhul, mis küll on võimalik elektrooniliselt taotleda, on sul automaatselt kindlustus teistsugune ja ülevaatuskohustus kord aastas. Ehk see jutt, ma soovitan teinekord mitte võtta oma nagu primaarseks infoallikaks Fooruse taksojuhte, vaid siiski võib-olla lugeda seadust ja regulatsiooni. Aitäh. Aitäh. Ma ei vaidle selle viimasele väitele vastu, see võib olla tõesti niimoodi, aga nüüd ma asun ümber lükkama teie seisukohta. Tähendab, te lugesite üles praegu hulka dokumente. Üks selline väga nõrk dokument on teenindajakaart, mida antakse konkreetselt autojuhile. Nii, ütleme, minu ja sinu vahe me saame aru, sul on habe, mul on habet ei ole, eks ju. Aga ütleme, isegi kui sul habet ei oleks, me suudame oma rassi eraldada. Kui aga ütleme, kuskilt lõunamaalt, tumedad värvi inimesed, Indiast või ma ei tea, kus kohalt, mina ütlen sulle, sina vahet ei tee nendel. Ja see teeninduskaart käib käest kätte. Ega siis muidu ei oleks ju see viimase reidi ja igavene hunnik neid taksojuhte maha võetud. Nii et probleem on olemas. Ma möönan, et ma võisin, on sinul mingis osas õigus, aga mul on väga hea meel, et sa tõid välja selle erilise kitsaskoha, mis ütleme teeb selle
nii-öelda selle teenindajakaardi kasutamise väga problemaatiliseks. Ja üks asi on veel see, lugupeetud Mario, et tegelikult Eestimaal räägitakse eesti keelt. Teenindaja, kes on taksojuht, eks ju, peab rääkima tasemel B1. Seda ütleb ju keeleseadus ja me ei saa siin mingit mööndusi teha. Aitäh. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, ettekandja, et lihtsalt seoses tõesti selle lobitööga, et mingil määral on selles tõesti teil ka õigus, et meil kusjuures eile korruptsioonivastases erikomisjon oli ka Bolti teema arutlusel ja lobitöö, see küll puudutas kergliikureid, sest meil võeti vastu selline seadus, kus tõukerattad peavad olema liikluskindlustusega, aga ainsad, kes sellest välja jäid, olid just Bolti tõukerattad, sest nad kaaluvad vähem kui 25 kilogrammi. Ja ma ei mäleta, kas teil on meeles ka see, et oli ka hiljuti, mitte väga hiljuti, aga oli mingi aeg tagasi artikkel ka selles, kuidas üldse tekkis seadusesse nii-öelda see sõidujagamise teenuse küsimus, et seal oli Uberi lobitöö ja olid Reformierakonna poliitikud mängus. Ja ma ei tea, kui palju teil on meeles, kas see hiljutine Eesti 200 lobitöö Bolti kasuks, kus siis torpedeeriti Euroopa Liidus direktiivi, mis oleks pakkunud lisasotsiaalsed garantiisid just nii-öelda nendele sõidujagamisplatvormi töötajatele. Ma olen ikkagi nõus sellega, et tegemist on ikkagi lobitööga. Aga kui me tahame olla õigusriik, demokraatlik riik, nii nagu siin valitsuse esindajate poolt igal päeval räägitakse, siis neid seadusi ei saa ega ei tohi luua selliselt, et ta on teatud huvigruppe huve ainult teenib. Nii et aitäh, hea küsija, et ma ausalt hea meelega, te olete korruptsioonikomisjoni esinaine, et võtaksite ka selle teema oma pädevusse. Ma tean, et teil on tööd väga palju, aga ma arvan, see mäng väärib küll. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja et siin oli juttu nendest nii-öelda vajalikest paberitest, mis kõik võib-olla ikkagi aitavad seda turgu kuidagi kontrollida, seda sõidujagamisturgu. Aga Tallinnas sõitvad sõidujagajad, ja Tallinn on ju põhiturg, eks ole, neile, siis nad saavad selle praeguse seaduse kohaselt, vähemalt mulle teadaolevalt ükskõik kust, eks ole, nad sõidavad Tallinnas, saavad selle kergelt Maardust või lähevad sinna, kus neile see välja antakse. Ja seda keegi kontrolli. Ja mis puutub nende sõidujagamisteenuse osutajatesse, kes on tegelikult meil väga eksootilistest riikidest pärit, siis mõne aasta tagune info on see, et nende juhilubasid ei saagi Eestis keegi nagu kontrollida või kahtluse alla seada. Me ei tea, kuidas nad on saanud need juhiload, kas nad üldse sõita oskavad. Ja see on tegelikult väga suur turvalisuse probleem Eesti inimestele ja meie seadused peaksid Eesti inimesi ju kaitsma. On nii? Absoluutselt on õigus. Et ma muidugi mainisin ka seda oma nii-öelda avakõnes täpselt sama asjaolu, et me ei tea nende juhilubade tegelikku staatust, et kas nad on omandatud legaalsel või mittelegaalsel teel. Ei ole mingi saladus, et selle autojuhiloa on võimalik ikkagi järgi teha. Aga siin ongi nagu see probleem ja minu meelest on täiesti ainetu Vabariigi Valitsuse seisukoht, et nüüd ütleme, et seda keeleeksamit ei peaks nii kõrgendatud mahus tegema. Ma loen selle vastuse ette. Meile teadaolevalt ei toimu eesti keele kursuseid ja tasemeeksamid piisavas mahus, et kõik soovijad saaksid kiirelt tasemeeksami sooritada. Tuginedes PP analüüsile, antud iga kolmas teenindajakaart välismaalasele. Iga kolmas teenindajakaart on välismaalasele antud. Kusjuures jutumärkides välismaalane ei pruugi tähendada, et kõigist neist 100% ei oska eesti keelt. See on nende seisukoht, eks ju. Aga mida näitas tegelikult see reid, mis siin tehti? Võeti igavene trobikon neid libaautojuhte maha, kes kasutasid taksoteenust, osutasid taksoteenust. Ja kõige tähtsam küsimus on ikkagi see, et igasugused piirangud mingis sektoris on ellu viidud selleks, et kaitsta tarbijat. Kaitsta tarbijat selles mõttes, et isik, kes istub siin autosse, ta teab, et ta on turvalises autos, et juht oskab sõita, et ta saab suhelda temaga oma emakeeles, mitte mingisuguse
et ei pea kirjutama paberi peale seda, kuhu ta sõita tahab, ja siis viiakse hoopis kuskile Saku asemel Sauele. Et noh, need on küsimused, millele ei saaks niisama lihtsalt läbi sõrmede vaadata, ja ma arvan, et see eelnõu tuleks toetada. Et möönan, et siin võib teha mingisuguseid parandusi, asja saab alati paremaks teha. Nii et minu poolt on kõik ja ma palun seda eelnõu toetada kõigil. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Lugupeetud Riigikogu liikmed, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 578 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt oli 45 Riigikogu liiget, vastu 11, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 578 SE on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.